tegelikult on kõik ülilihtne, on ju, et ole inimene. Aga selleks, et olla inimene ja selleks, et mul jätkuks ruumi märgata ka sind ja teisi, selleks on mul vaja, et ma olen endaga teinud nii palju tööd, et ma ise ei jää endale ette, et minu enda hirmud ei jääks minu ette, et minu enda ebakindlus ei jääks mulle ette, et ma ei hakkaks tegelema, issand, ma olen nüüd, ütleme, et kui ma ei tunneks sind varem, et issand, ma nüüd tulen Anu Saagim ja nüüd ta kindlasti küsib ja küsibki natukene siukseid krutskiga küsimusi ja kuidas ma nüüd ja mis minust siis, ja siis ma pean olema kaitses äkki ja ma hakkan kuidagi. Ei ole võimalik, et sa oled oma laste jaoks parim võimalik ema, oma mehe jaoks parim võimalik naine, kui sina ei ole enne paigas. Nii et kui sa küsid, kas on enesekesksus, ei ole. Ma arvan, et äärmine egoism ja enesekesksus on see, kui sa iseendaga ei tegele. Ma päriselt arvan nii. Ehk siis kõik teised peavad tegelema sinu nende jamade ja traumadega ja sinu solvumiste, sinu reaktsioonidega, sest et sina ei ole sellega tegelenud. Ja siit tuleb juttu palju. Juttu tuleb nii, et ei jõua ära filmidagi, enne saab aku. Kas sul on mingisugune limiit, et sa tead, et nagu millal sa mulle näidatakse 5 minutit sealt ja siis võib veel 5 minutit. Me nagu üle ei pane. Nagu. Ei, see on õudne. Me jäämegi rääkima, ma arvan. See on õudne, kui me üle paneme. Aga kui läheb põnevamaks, siis tavaliselt läheb lõpus enne 10 minutit. See ongi see, et siis tulevad ju, ma tean ise, et kui sa intervjueerid, et inimene algus ikkagi kontrollib, natuke mõtleb, ja siis ta läheb järjest, ja siis hakkavad tulema head lood ja siis sul on juba aeg nagu ümber. Aga meie nii ei tee, sest me oleme 2 tundi siin nüüd. Vot nii, kannatage meid ära. Siis lõikad nagu selle teise tunni materjali sellest saad nagu. Sellest saab asja siis. Hingake tore, meil oli tore algus, et vaadake seda esimest videot ka. Me rääkisime pisut jõuludest, jõuluveetmisest, sinu traditsioonidest, kuusekesest lumest ja siis rääkisime ühest nõiast, rääkisime sellest, seda ma ei hakka kordama rohkem, aga täna räägime sinust sellepärast, et sa oled väga-väga põnev inimene minu jaoks. Ma olen millegi pärast suga korra varem kokku puutunud. Ma ei hakka ütlema, vaadake esimesest videost, miks. Aga kuna ma ei tundnud sind, siis ja neid, keda sina ei tunne, siis sa oled üsna selline rafineeritud ja sul on väga raske ligi pääseda. Et sa võid isegi olla koos, aga sa nagu ei ole koos. Et ma ei tea, millal see usalduse moment või millal see krõps üldse just võõra inimese puhul sinust tekib? Jah, et mõnes mõttes võib öelda, et ma olen ju just vastupidi väga avatud. On ju, jätad selle mulje? Jah, et aga neid, keda ma päris lähedale laseks, neid ei ole tõesti palju. Ma arvan, et see on meil kõigil nii, et me tegelikult ei lase väga lähedale. Sa oled ise samasugune, et sa võid ju olla ka, räägin, suhtlen kõigiga vabalt, aga et neid päris asju, mis on meil päris sees, me jagame ainult nagu väga väikese ringiga enda ümber. Ja ma ei oska, et ma arvan, et jah, et selles mõttes, et seda avatud suhtlust, et inimesed tunneksid, et nad on mul head sõbrad, ma arvan, et seda tunnevad paljud. Et aga nüüd on selle koha pealt, ma ütleks, sina tunned ära selle, et ma ei lase sina päris lähedale. Ma arvan, enamik inimesi ei tunne. Jah, sellepärast, et inimesed suhtlevad nii pinnapealselt, neil on ise endaga nii palju tegemist ja nad tavaliselt ei vaata teist inimest sellise pilguga, nagu sina näiteks vaatasid. Et see tähendab seda, et sa juba oledki nagu ise ka teises kohas, on ju, ja sa võib-olla märkad ära ka, me märkame ära ikkagi peegeldused, et me märkame need sarnased asjad ära. Et teine, kes ei ole selline, siis ta ei märka seda, on ju, ta ei pane tähele, ta ei saa aru. Mõned inimesed ei saa üldse aru, ta ei saa aru, et teine inimene on kurb võib olla või ta ei saa aru, et midagi on õhus, ta tuleb, on ju, ta ei taju nagu, teeb mingi vale nalja, on ju, mingis kohas. Tal on enda omad asjad rääkida. Et ta ei taju nagu seda olukorda, on ju, ja teised on siis tundlikumad, on ju, ja saavad sellest aru. Et sina võid ju teha ka oma seda show'd siin ümber, mida nagu kõik me näeme, aga tegelikult nagu mis seal taga on ju, et kui paljud selleni siis nagu jõuavad või. Ja või kes sellest üldse aru saavad, et kas seal üldse midagi ongi. On ju. Et paljudel võib jääda selline tunne, et ei, mis asja, kule seal. Ja samamoodi on minu puhul, on ju, et sinu puhul on see üks kuvand,
minul on ikka midagi ei ole teha, et väga palju käib kaasas ka see väga pikka aega väldanud sari Pilvede all, kus inimestel tekkis arusaam, et sa oled see. Et sa tõenäoliselt oled see, seal ei ole võimalik, et sa ei ole selline, et sa kindlasti sa istud, halad, nutad ühe mehe pärast, teise mehe pärast, elu on raske ja kõik see, et ja loomulikult siis inimesed kipuvad samastuma, et mis on mõnes mõttes, ma olen vaadanud minu eelis, et kui ma teen kas siis koolitajatööd või inimesed kutsuvad mind rääkima mingitel teemadel, siis seda suurem on tihtilugu see üllatus või vau-efekt, ta on täiesti normaalne. Sa ei olegi naistearst nutab ja selline depressioonis, et sa oled midagi muud. Et seda on tore märgata, et inimesed saavad aru, et näitleja ei ole tema roll. Räägime lühidalt sellest ka, et nagu minagi ennist küsisin, et ma ei saa aru, et kus teatrikoolis sa oled tulnud, lavakat sa nagu ei ole lõpetanud, Viljandit ka mitte, on ju. Siis ma tean, et sa oled psühholoogiat õppinud ja siia-sinna, siis sa oled seriaalidest, siis sa teed teatrit, siis sa nõustad, koolitad, on ju. Mul natukene tekkis mingil hetkel ka virvarr, et kes sa siis nagu olid, et mõtlesin, et olid näitleja tõenäoliselt, siis järsku näitlejatööst sai, siis hakkasin koolitajaks, nagu meil tänapäeval moes on ju, et räägin nüüd nagu lühidalt, on ju, mis natuke sellest taustast, et kellel võib-olla ei ole päris selge, et kes sa nüüd siis oled siis nüüd? See küsimus käib praktiliselt iga kord. Ja vahel on see probleem selles, et mida panna sinna nime alla siis tiitrisse, et kes sa siis oled, on ju. Näitlejas, ja mina ütlen, pange lihtsalt, et inimene või et lihtsalt piisab nimest, on ju. Et ma ka ei kujuta ette, et nagu mis mina olen seltskonna daam. Ma panu saagib seltskonna daam. Oi, ma räägin siia vahele. Ma tean küll, mida sa küsisid, aga ma räägin, vahekatt tuleb. Ma räägin siia vahele, meil oli lavakava, me teeme poistega, kuidas leida normaalset meest ja see oli Hummuli mõisas ja siis mul on seal üks selline hetk, kus ma küsin publikust meeste käest, et nad nimetaksid, ja me oleme seda kava teinud tõesti juba aastaid, ja küsin meeste käest, et nad nimetaksid 2 seksikat naist ja Hummuli mõisas ausalt, ja see tavaliselt ikka tuleb. Ikka nimetatakse Marilyn Monroe ja nii edasi. Ja Hummulis öeldi ainult lihtsalt Anu. Ja ma mõtlesin, ilmselgelt. Nii et Hummulis on sul fännid. Rohkem ei tulnud sealt ühtegi. Aga et ma ise ei näe nii, nagu võib paista väljapoole, et ma teen nii palju erinevaid asju. Minu enda jaoks kõik on üks. Mind huvitab inimene. Et mind huvitab see, miks me oleme sellised, nagu me oleme. Kuidas eelkõige ma ise saaksin elada veel paremini nii, et ma oleks rohkem tasakaalus. Ma väga selgelt saan aru, et ühel hetkel see elu saab läbi ja ma tahaks võtta sellest maksimumi, et ma saaksin aru, miks ma siin olemas olen, kuidas ära lahendada mingeid traumasid võib-olla, on ju, et mul oleks jälle kergem olla, on ju. Kuidas edasi anda terve muster oma lastele. Ja sellest huvist lähtuvalt, et miks mina olen ühtemoodi, aga sina teistmoodi ja miks sina vihastad ühe asja peale, mina üldse ei vihasta, on ju. Et kus need asjad tulevad, siis sellest huvist lähtuvalt ma olengi läinud õppima kõigepealt psühholoogiat. Et psühholoogia tuli enne kui näitlemine. Ja siis jäid need psühholoogia õpingud pooleli, siis ma läksin näitlejaõppesse. Ja nüüd, jah, näitlejaõppes ma olen nii bakalaureuse kui siis ka magistrantuuri läbinud, aga kuidagi on nii, et ma ei näe ju, kuidas teistel näitlejatel on, et kas nad hoiavad ennast kursis näiteks, ma ei tea, uute näitleja tehniliste või mingite näitleja teoreetiliste või teatri teoreetiliste suundadega. Et kindlasti neid kusagil praegu on, ma ei tea, Prantsusmaal, Itaalias, Saksamaal on ju. Et ma ei hoia ennast kursis, aga ma hoian ennast kursis sellega, mis toimub psühholoogias, millised on uuringud, mis on sotsioloogilised uuringud. Mind huvitab see. See huvitab rohkem. Ja see mind huvitab tõepoolest. Ja mind huvitab see, et kui avastatakse midagi neuroteaduses, et mingi asi, mida võib-olla me oleme tunnetuslikult teadnud,
millest on võib-olla rääkinud idamaade, ma ei tea, siis seal švaamid või gurud või et kui nemad on rääkinud sellest niisama, noh, et see on traditsiooni pidi tulnud neile, ma ei tea, 4. sajandist seal kusagil ütleme, siis nüüd suudab lääne meditsiin järsku öelda, et jah, see ongi nii. Et näed, sinu ajus juhtubki selline asi või et mingid mustrid muutuvad või mingid aktiivsed piirkonnad muutuvad, kui sa teed, ma ei tea, ühte asja või teist asja. Et minu jaoks on see päris põnev ja huvitav, et on võimalik võtta praegu inimese aju, teha sellest pilt, on ju, mida saab siis teha aparaatide all ja sa pildi järgi võid öelda ära, et kas tegu on pigem depressiivse inimesega, kas ta on pigem see, kes on tasakaalus ja... Kas seda saab ka öelda, kas ta on rumal või tark? No, vot ma ei oska see väga võimalik, et juba osatakse midagi öelda, et on näha, kus need aktiivsemad piirkonnad on, aga seda, kas inimene on rohkem tasakaalus või kas ta on pigem negatiivsusele kaldu või positiivsusele kaldu, kas ta on tähelepanelik või mitte, kas ta on sotsiaalselt vaistlik või mitte. Empaatiavõimeline. Jah, neid asju on kõike võimalik ajupildist, ainult pildist näha. Ja see on huvitav. Doktor Lunge. Ja ei ole kindlasti uus mitte. Nimi, ma tean küll, mis panna siit tiitritesse. aga et põnevaks teeb selle mitte ainult see, et on näha siis seda nii-öelda pildiliselt, aga et läbi selle me saame ka aru, mis asi siis päriselt töötab selleks, et iseennast muuta, selleks, et oleks siis rohkem seda positiivset hoiakut, et oleks siis rohkem seda keskmes olekut, iseenda arusaamist, et on täpselt aru saada, mis asi toimib, mis asi ei toimi ja see on äge. Kuule, kas sa oled ka selline inimene, kes paneb ennast nagu, et mina olen number 1, no heas mõttes, ma ei mõtle egoismi praegu on ju, et mina ja siis tuleb kõik see muu virvarr, mis mu ümber on, sest minu meelest psühholoogid ja sellised nõustajad natukene selles suunas ikkagi trügivad meid, et ütlevad, et mõtle palun iseenda peale, et kõigepealt oleks sinu enda peas ja kõik siin süsteemis kõik korras, mitte nii, nagu me tavaliselt mõtleme, et noh, et oleks lastel oleks kõik hästi ja mees oleks ka hoitud ja koerakene, noh, see on nagu lennukis on ju, paned selle hapnikumaski kõigepealt iseendale ja siis lapsele, millest mina väiksena või noorena aru ei saanud. Ma olin alati, kuidas niimoodi sähtad oma lapse niimoodi ripakile. Et kas sa oled tänaseks tänu läbi nende, nüüd ma ütlen õpingute siis, sest see on ikkagi eneseareng on ju, et jõudnud selleni, et vaat mina, sa oled 44 praegu on ju. Yeah. Kas võib öelda, et pool elu on elatud või veerand? Tänapäeval vist veerand. Ma ei vaata nii kaugele, et mis tulevik toob, nii ma sulle ausat vastust ei oska öelda. Just. Aga oled sa muutunud nagu enesekesksemaks, et vaat mina ja siis vaatan, et minu vajadused on rahuldatud ja siis tuleb kõik see ülejäänud maailm? Sinu mõned asjad, mis sa ütled seda küsimust esitades, siis neile ma nagu vaidleks vastu, et see ei ole enesekesksus kindlasti mitte. See, mis me saame vanaemadelt, võib-olla emadelt, nüüd oleneb jälle vanusest, et oleneb, milline on kellegi kasvukeskkond. Et sina oled minust nõks vanem, see tähendab, et sinu ema juba ka on natukene vanem, et need on juba teised keskkonnad, teised ajad. Et see, mis me oleme saanud ja see on loomulik, et see on niimoodi olnud, on olnud sõjaperiood, on olnud väga rasked ajad ja seda oleks peetud väga suureks egoismiks ja enesekeskuseks just nimelt, et mis mõtles, sa mõtled ise enda peale, sellepärast, et on vaja ellu jääda, sest on vaja, et sinu lapsed jääksid ka ellu, et mäletan minagi, et vanaema ütles, et noh, näed, et ma ei saa ise endale, ma ei tea, seal püksegi osta või midagi on ju, kõik lastele on ju ja lastele. Et ikka ju vaatasid samamoodi seal, ma mäletan, noh, ju täpselt seda, et siis ma ei tea, kas ema jättis midagi söömata või vanaema midagi söömata, et peaasi, et laps saaks. Siis me räägime sellest nagu hoopis teisest ajast, kus minu vanaema teadis väga täpselt, mis asi on nälg on ju näiteks. Ja kui mina vahel tulin koolis, ütlesin, ma olen nii näljane, siis ta ütlesin ka ära ütle niimoodi, sa ei tea, mis asi nälg on. Sa ei tea, mis asi see nälg on, mis see päriselt tähendab, on ju. Et see kõik on see, mis me oleme nii-öelda pagasina saanud ja siis võib jäädagi see mulje, et äkki ma olen egoistlik, kui ma, et äkki see on halb, nagu see miinusmärgiga, selles mõttes halb egoism on ju, et kui ma nüüd tegelen iseendaga. No vastupidi, kui meil on need baasvajadused täidetud, et me ei pea tegelema sellega, et ellu jääda, ehk siis meil on tegelikult siin soe on ju, meil on süüa, meil on kõik, noh,
päriselt on süüa, on ju, et meil on riided seljas, et selleks ei pea olema teab kui palju raha selleks, et ennast riitesse panna. Tegelikult sa saad, on need taaskasutuskeskused, inimestel jääb riideid üle, antakse ära, et me püsime elus, on ju, et mingid asjad on meil ikkagi väga hästi ja kui need asjad on nii-öelda tagatud, et siis me saame rääkida sellest, et vaadata, et kas meil on tegelikult hea olla ka, on ju, et kus see spirituaalne pool on. Ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline, et me sellega tegeleksime, et me ei oleks ainult nii-öelda siis instinktidest juhitud ja lihtsalt nagu toimime nagu loomad, on ju, et ma ei tea, söö, maga, seksi, on ju. Ja, aga ma pean ikka tagasi tulema siia, sest ma mõtlesin, et mulle tundus, et varasemal ajal, isegi kui mina laps olin ja vaatan oma vanemaid, neil ei olnud stressi selles mõttes, et nad mõtlesidki nagu töö, toidu, mida jalga panna, olidki ühed saapakesed, on ju, osteti võib-olla korra 2 aasta tagant isegi. Ja nii edasi. Kuskilt seda stressi ei tulnud. Nüüd sa ütledki täpselt see, meil on kõik vajadused rahuldatud, on soe, katus on, saame midagi suhu ka toppida ja me oleme täiesti lost, me oleme täiesti katkised inimesed ja see on nii kohutav ja siis me teemegi selliseid asju, vahetame mehi, on ju, me kuidagi oleme ükskõiksemad võib-olla laste suhtes. Täna mul tuli nii elavalt meelde, kui sa ütlesid, mul oli vanaema samamoodi. Ta andis selle viimase maasika või banaanitüki mulle, ütles, mis mina vana inimene enam on. Sul on seda rohkem vaja. Ja kõik sellised asjad, me ei viitsi isegi sõbranna juttu kuulata, me ei saa aru, kas tal on mure või ei ole. Et me oleme läinud nii ma ei tea, me oleme lahustunud nagu justkui, me ei olegi nagu inimesed enam, mul on selline tunne vahepeal, see inimlikkuse pool on kadunud. Kuidas sina üldse, ma lähen siit kuhu otse tulistan edasi, aga meil ei ole siin tegelikult 2 tundi, on ju. Et kuidas sina ka julged olla olnud 2 korda abielus? Kuidas tulles perekonnast, vaadake esimest osa, et sa oled nagu ise naine kasvanud perekondades kuni vanaemani välja, on ju. Ja siis sa teed oma lastele sama asja. Et sa lihtsalt, ma ei tea, kes kelle juurest lahkus muidugi esimeses abielus ja teises, aga teed sama asja tegelikult. See muster ju kordub. Sa peaksid oma mehega või meestega koos olema. Vaatame, et lastel oleks hea ja turvaline. Mitte ise enda peale mõtlema. Kas sinul kupli all on kõik korras või mitte? Tühja selle eest. Või kodu on soe, pesu on pestud, toit on laual. Mida sa bravuuritsed Sinu küsimus on? Mul on nii pikk küsimus, et ma mõtlen, kuidas sa julged. Ja jõuangi jällegi siia olla nii enesekeskne. Meie kokkuleppe, see, kui sa küsisid, et Inga tule, aga me lepime kokku, et Toomasest ei räägi. Aga ma saan aru, et see selles mõttes intrigeeriv küsimus on tegelikult on põhjendatud ja ma arvan, et sellele on mõistlik ja õige ka vastus anda. Aga see vastus tuleks õudselt pikk, aga kannata siis ära. Ma kannatan. Me satume kokku inimestega, meestega, siis ma mõtlen, ja kes tekitavad meis selle sädeme. Et sul liblikud on kõhus ja sul on selline tunne, et ma ei tea, katus sõidab ära ja ma olen nii armunud, on ju. Ja teised võivad rääkida kõrvalt ükskõik mis, hoiavad peast kinni võib-olla, see ei loe. Sinul on see kõik olemas. Ja ma olen täiesti veendunud, et see sama, see liblikud kõhus ja see keemia tekib selle koha pealt, kus on meie mingi vigastus, meie mingisugune trauma seal all, selle trauma koha pealt. Nüüd ta ei anna märku kindlasti, mitte sellel hetkel, ta ei anna paar aastat sulle märku, aga ta tuleb välja. See tuleb välja, ehk siis need inimesed, kellega me kokku sattume, nad tulevad meile peegeldama meie enda neid kohti, mis vajaksid meist tervendamist. Ja kui me ühe korra ei õpi, siis viskab elu uuesti sulle. Selle sama asja võib-olla asja teise nurga alt. Ei õpi uuesti, siis leiad selle 3. kord ja neid lugusid kuuleb ju küll, kus naised ütlevad, no mis asi see on, et ma järjest on mul ainult nagu ütleme vägivaldsed mehed, on ju, et ma olen kuulnud niisugust lugusid ja mõtled, ja kas ta on sellest õppinud, et küsimus ei ole meestes. Mina näiteks ei satu selles mõttes seda tüüpi meestega kokku, on ju. Kes peksaks? Jah, sest et see seal ei ole võimalik, mul ei teki seal mingisugust keemiat, ei saa tulla. Praegu see pilt ette, kuidas Toomas tuuseldab. Nii,
Sorry. jah, aga kellegi naise jaoks on see mingisugune asi, see, mida ta alguses ei märka, on ju võib-olla, on see mingisugune trigger, mingisugune asi, mis teda tõmbab. Ja nüüd on see, et kui ta läheb sellest suhtest lahku, ükskõik siis mis, et kas ta lõpuks enam ei jaksa või midagi siis sellist juhtub, on ju. Ja nüüd, kui ta ise endaga ei tegele, nüüd, kui ta ei saa aru, et mis oli see tema vigastus selle koha pealt, et miks ta tõmbab, miks teda üldse tõmbas sellise mehe juurde. Kui ta ise endaga ei tegele, vaid ta jääb ainult see, et tema seal on süüdi. See mees on süüdi, kõik mehed on rumalad, kõik mehed on vastikud. Ei ole niimoodi. Et kõik saab alguse siit, et me ei saa teisi kontrollida, me ei saa teisi muuta. Ja väga selgelt oli minu jaoks aru saada, et ma kordan mingisugust mustrit. Ja jube hea lihtne oleks öelda, et ma olen siin see ohver, on ju, et miks minu, et miks ei ole nii või teistpidi, aga et aru saada, miks olen mina just täpselt sellises suhtes ja mis on see koht, mis mina peaksin õppima. Ja see ei ole lihtne endale otsa vaadata ja ise saada aru, et ahaa, et need on need asjad, millega tuleks tegeleda, et need on mingid asjad, mis on tulnud mingitest lapsepõlve läbielamistest, on ju, mis on kusagil nii sügavale alateadvusesse ära peidetud, et ise me arvame, et me oleme hästi normaalsed ju, et kõigil teistel on midagi viga, aga et tegeleda iseendaga ja mis ma ei lubanud iseendal, ma väga selgelt iseendale ütlesin, et enne seda suhet, et see ei saagi lõppeda enne, kui sa ei ole õppinud ära. Ja see ei ole... Sa jäädki siis kordama. Jah, muidu ma jäängi, eks mul on vaja ära õppida see asi, et see ei saaks korduda. Oota, aga et inimesed aru saaksid, kas see tähendab seda, et nüüd lihtsustatult nüüd, et me kordame neid ühtesid ja samu vigu. Kus see tuleb? Kas mu isa on siis selline olnud või vanaisa või kas me otsime ikkagi, öeldakse ju, et me otsime ikkagi, kui isa ei ole veel olnud, kas me otsime järsku isa seda figuuri nii öelda või eeskuju ja siis ma ei tea. Ei pruugi olla. Mina arvan, et ei pruugi. Ma tean, et sellest räägitakse palju ja psühholoogias ka. Ma arvan, see on minu arvamus puhtalt ja ma siin ei tugine nagu mitte mingile teooriale, et see on lihtsalt tunnetuslikult nii, et vaata, kui sul ei ole isa olnud, siis sul puudub nagu, kus ma ütlen, see võrdlusmoment, ei vastupidi. Kui sa vaatad muidu mehi, siis ütleme, et see, kes on isaga kasvanud, siis ta ei vaata mingis vanustes mehi, sest ta, see on ju nagu mu isa, on ju. Ja? Või on nagu need isa sõbrad. Aga kui sul puudubki see, siis sul ei ole seda, ütleme, seda piirangut või seda kohta sinus ei ole. Nii et sa vaatad lihtsalt kõiki mehi nagu mehi. Et sa ei vaata nagu selle järgi, et oota, see meenutab minu isa, et oota, ei, ma sellist. Ei, aga ma olen mõelnud pigem seda, et ma vaatan meest nagu, et ma tahaks, et mul oleks selline isa. Võib-olla see on mõndade inimeste puhul nii tõepoolest, aga mulle tundub, et see, mida naised otsivad ja see ei ole ükskõik, kas oled isa kasvanud või isate kasvanud. Ma arvan, et see, mida naised vajavad, on see, et nad tunneksid ennast turvaliselt. Ja see on kõik, mida me vajame. Ülilihtne on naisega. Et siis, kui on naine on äritunud, vihane, mis iganes asjad seal on, et enamasti seal taga on see, et ta ei tunne ennast turvaliselt selles suhtes, midagi on valesti, tema turvatunne on riivatud. Ja kui nüüd inimesed saavad kokku ükskõik mis elupunktides, kui juhtub nii, et ütleme, naine on noorem ja mees on oluliselt vanem, siis selge see, et see vanem mees saabki tekitada juba eos temas pigem selle turvatunde. Nüüd võib juhtuda niimoodi, et nüüd selle vanuse lisandudes see naine kasvab nii palju, et juhtub nii, et oih, see sama mees enam temast seda turvatunnet ei tekitagi. Ja nüüd tekib see dünaamikas nii-öelda viga. Ehk siis naine satub positsiooni, kus tema on justkui nüüd ma olen see, kes korraldab olen ja mina olen nüüd see turvaisik. Aga naine mees vajab seda imetlust, tähelepanu on ju, meestel on seda vaja. Ja naistel on vaja tunda ennast turvaliselt. Kuule, aga meestel ema ei ole vaja, vahel mulle tundub. Või oled sina täna võtnud selle ema rolli, võtsid mingi hetk üle ja korraldasid, sättisid, tegid, organiseerisid ja siis, ma ei taha halvasti öelda, aga me tihti ütleme, mees on nagu vorstinahk. Aga see on ainuke, ma saan ainult rääkida iseendast ja see on asi, millega mina tegelen praegugi ja need asjad ei muutu üleöö, et isegi kui ma saan aru
mis minu sees on läinud tasakaalust välja, me räägime ainult nagu tasakaalust, on ju. Siis tasakaalust välja on läinud see, et ma olen võtnud liigse kontrolli, ma olen võtnud liigse juhtimise, ma olen võtnud nagu selle rolli, kus ma ei peaks olema ja see ei ole tervislik ükskõik kellele, see ei ole emana, nagu see ei ole lapsele tervislik, see ei ole kellelegi. Et jah, see on hea, kui ma kontrollin oma töid tegemise, aga mitte igal pool, et mul ei ole vaja kogu aeg käia ja ole niisugune ülefunktsioneeriv, on ju. Et seda tuleks nüüd tagasi tuua, kust see tuleb, selleks on nii palju erinevaid põhjuseid, kuidas see kellelgi tekib. Kui on kõrval keegi, kes ei tule endaga võib-olla nii hästi, kes ei taha võtta vastutust, võib-olla seal on mingi sõltuvuse ääre, midagi muud, on ju, siis sa lähed sinna kontrolli positsioonile ja sealt võivad asjad minna, kui sa ise ei oska ennast jälgida ka ja kui keegi ei peegelda sulle, et kuule, oot, tõmba ennast tagasi. Sest see, mis minu jaoks, ja see oli alles sellel suvel, kui mulle hästi selgelt jõudis kohale, et appi, kui palju on mu ümber tugevaid naisi. Ja et ma ise olen üks neist. Ja kui selgelt jõudis kohale see, et tugev naine ei ole mitte see, mis naine olema peaks, et naine võiks olla tasakaalus. Et tugev naine on traumareaktsioon. Et me keegi ei taha olla lihtsalt niisama, olen tugev ja mina kontrollin ja teen ja vastutan. Ma annaks ära hea meelega selle vastutuse, kui oleks keegi, kes võtaks. Et tegelikult ma tahaks olla tasakaalus naine. Ja mulle meeldiks, et meil oleks rohkem tasakaalus naisi. Mitte neid tugevaid, kes saavad kõigega hakkama ja peavadki kõigega üksi hakkama saama. See ei tähenda seda, et meie hirm on see, et kui ma nüüd ei ole tugev, siis ma olen äkki nõrk. Et siis ma kukun kohe sinna teisele poole. Aga ükski äärmus ei ole ja et võiks kuskile siia nüüd keskele saada ja see on minul on see minu töö iseendaga, et õppida, kust anda nüüd seda kontrolli ära, usaldada rohkem. Et mitte, ja see on usaldusega, et usaldada seda elu ja ja sealt taga on mul päris alguses, kui ma sellele jaole sain ja hakkasin sellega tegema, täitsa hirm tuleb üles, täitsa surmailm tuleb, midagi juhtub, et ma nagu, kui mina ei kontrolli, siis kõik lagunebki ära. Et päris reaalne hirm. Et aga õppida ennast tundma ja õppida pehmendama neid kohti. Ja miks? Ei, vastupidi, ma võiks muidugi elada samamoodi edasi ka ja see on võimalik. Aga miks? Sellepärast, et äkki on võimalik veel elada veel kuidagi rohkem tasakaalus ja harmoonias ja miks see seda väärt oleks üks asi see, et sa mõjud teistele paremini, sa mõjud ise endale tervislikumalt. Ja see, mida me välja kiirgame, et meil kõigil on oma lava, sinul on lava natuke suurem, minul on lava natuke suurem. Mõni teine võib-olla mõtleb, et ma ei mõjuta kedagi. Et ma olen nii väike mutter, et ma olen siin võib-olla klienditeenindaja, et keda ma ikka mõjutan, on ju. Aga inimene tuleb sulle tänaval vastu, see, kuidas ta on, see, mida ta kiirgab, see kõik mõjutab. Sulle jalutab keegi vastu, on tortsis näoga, vaata midagi pommisel, ütleb sulle midagi halvasti ka veel, on ju. See mõjutab. Et me kõik mõjutame kõiki või ta tuleb sulle vastu, ta naeratab või temas on miski see tasakaal ja rahu ja see mõjub sulle ka. Et me kõik saaksime aru, et see on meie vastutus, et maailmas, kus on probleeme nii palju. Võtta uudised lahti, üks probleem ajab teist, aga inimesed, kes on katki, neid on nii palju. Et kui mina tulen kuhugi, et ma ei oleks üks probleem lisaks. Et vähemalt ma ei oleks probleem lisaks, et äkki ma oleks, ja küll, kui ma olen neutraalne, aga võib-olla ma saan olla ka lahendus või natukene pehmendada seda. Tead, mis tunne mul on, kui ma sind kuulan? Mul on selline tunne, et sul on selline lootus, et mul on veel üks elu ees, et ma tahaksin veel alustada kuskilt, ma ei ütle nullist, on ju, aga pöörata justkui uue lehekülje ja veel kogeda midagi, mis on jäänud nagu kogemata või nägemata või tundmata või sus on selline, mingi selline, mingi saavutamata asi või et veel midagi paremat on seal selle metsa taga. Ja ma tean, et on selles mõttes tajud õigesti, aga see ei ole
mitte ainult inimsuhetes, vaid see on kuidagi minus endas, selles, mida ma elan. Ja ma teadsin juba siin mõni aeg tagasi, et mulle tundus, et oota, ma alles alustan. Ja see minu algus võib-olla see selles mõttes, ma tajun ise seda, praegu on aasta lõpp, et ma näen, et selles aastas on hästi palju selliseid suuri muutusi minu enda elus olnud, et mulle tundub, et mingid suured asjad on veel vaja mul selles elus ära teha. Mulle päriselt tundub ja ma ei suurusta, ma ei tee suuri sõnu. Et mulle tundub, et see ei ole ikkagi minu puhul nii, et lihtsalt olen tilulilu selle elu ära ja vaatan, kuidas ma päeva õhtusse saan. Et see ei ole see. Et sul ei ole seda, et oleks turvaline selles mõttes, et et nüüd on juba midagi loodud. Ja, sul on turvaline. Sa oled ju kõik asjad ära sättinud. Aga võib-olla see, et pigem lasta elul või usaldada seda kohta, et kuhu see elu kannab. Mind praegu, mis ei tähenda, et kõik võib muutuda. Et ühel hetkel järsku on hoopis teine koht on ju minus. Et aga praegu mind motiveeriks, ma ei suudaks ennast motiveerida ja ma ei leiaks sellele nagu seletust põhjendust, miks mängida jänkupoissi mõnes talvelavastuses. Näiteks on ju. Et aga kui ma teen seda, mida ma teen või kui mind kutsutakse rääkima ja kui ma näen, et kellelgi järsku ajus neuronid ühendavad midagi ära, et ta järsku siit kusagilt hingest saab millestki aru ja see teeb tema elu paremaks. Sa ei kujuta ette ja selles on midagi egoistlikku kindlasti minu jaoks ka, et mulle tundub see oluline, mulle tundub see päriselt tähtis ja mul on parem olla. Ja see võib olla vahel mõni podcast, see võib olla vahel mõni saade, see võib olla pärast koolitust, kui inimene järsku ütleb, tead, ma nüüd sain aru. Ja see on kuidagi nii ilus ja oluline ja see päriselt, see tundub mulle oluline. Et see tundub mulle olulisem, kui see mingi roll seal teatrilaval, kui ma ei suuda seda endale põhjendada, mis ei tähenda seda, et ma näitlejatööd ei võiks enam kunagi teha, võiksin kindlasti, aga siis see peaks mulle midagi tähendama, et ma peaks aru saama, mis sõnum või miks me seda teeme, on ju. Et võib teha ka niisama toredat meelelahutust, ma hea meelega teen. Ja ma arvan, et see siuke tervendav naer ja selline mõnus kõrge olek, et seda on meil kõigile vaja. Et kui tuleb mingi sobiv pakkumine või mingi sobiv hetk, et ma ei ütle ei, loomulikult. Seriaalile. Ei, absoluutselt. Et mitte millelegi ei ütle ei. Et pigem see, et see õige tunne oleks. Et mis see õige tunne on, võt see sisehääl. Et see, mis sa tunned siin ära, et mõni on ka küsinud, kus sa siis aru saad või ma arvan, see on meis kõigis olemas, aga meil vatrame nii palju enda peas, et me ei kuule enam iseennast ja see on ainuke kompass. Meil ei ole ühtegi teist kompassi. Et me ei saa, kui see ego hakkab juhtima, siis see juhib meilt vahel ikka nii rappa, aga kuule seda, mis tunne sul on. Mis tunne sul on? Kus sa teed ühte asja või teist asja ja mine sealt, kus sa tunned ennast hästi. Kus sul endal on hea tunne. Ja see ei tähenda, et kõik peaksid hakkama, just nagu sa ütlesid, et ja tõesti mulle jääb ka mulje, et kõik koolitavad. Ja ma vahel näen, ma satun ju vahel ka ütleme, selliseid suuremaid konverentse juhtima. Ja mind ennastki üllatab, et miks need inimesed on sinna teiste ette tulnud. Nad ju kasutavad nende aega. Et mõnel võib sellest saada ka selline ego poolt kantud. Mul on praegu, ja mine tea, võib-olla see ühel hetkel on kõik läbi, ja ma teen hoopis midagi muud. Aga praegu on juhtunud lihtsalt nii elu läinud, nii et mitte, et ma ise kuhugi ennast lükkaks, vaid tundub, et läbi selle, mis ma olen ise närinud iseenda kallal ja olnud iseenda elus nii-öelda, ma ei tea, katsejänes või laborirott, et vaadanud, kas see teeb paremaks, kas nüüd läheb paremaks. Ja siis on tundunud kellelegi, et oota, sa oled millestki aru saanud, et tule räägi. Ja kui ma näen, et see töötab järsku ja siis kutsub järgmine. Ja ma mõtlen korra, mis sa ütlesid, sa rääkisid enne vahepeal päris palju, aga sa ütlesid kuidagi nagu inimlikkus, et meil kaob nagu inimlikkus ära. Ja siis mul tuli meelde, just alles hiljuti kutsus mind üks kirikuõpetaja, ma nimest ei nimeta, kutsus mind rääkima kogudusele vaimsest tervisest. Ja ma mõtlesin, kui ilus. Ja meil on kontakt edasi, et ta palus mind ühele järgmisele kohtumisele, et ma tuleksin veel. Ja
ja siis ta kirjutas mulle nagu hästi suured sõnad minu jaoks. Ja ilmselgelt ta tahtis öelda hästi ja ilmselgelt ta ütles läbi selle filtri ja sõnavara, mis tal oli ja ütles, et Inga, sa oled nagu ingel, kes on saadetud meid kaitsma. Ja mulle tundus see liiga palju. Ja ma ütlesin, et see on lihtsalt inimlik. Et aidata ju teisi, see on inimlik. Ja siis ta ütles, et ta kirjutas vastu kuidagi, et paljudel inimestel on inimlikkusest väga nagu erinev arusaam. Ja kuidagi, kuna sa ise tõid selle just välja ja see oli alles mul olnud see vestlus, siis ma mõtlesin ka, et tegelikult on kõik ülilihtne, et ole inimene. Aga selleks, et olla inimene ja selleks, et mul jätkuks ruumi märgata ka sind ja teisi. Selleks on mul vaja, et ma olen endaga teinud nii palju tööd, et ma ise ei jää endale ette, et minu enda hirmud ei jääks minu ette, et minu enda ebakindlus ei jääks mulle ette, et ma ei hakkaks tegelema, issand, ma olen nüüd, ütleme, et kui ma ei tunneks sind varem, et issand, ma nüüd tulen Anu Saagim ja nüüd ta kindlasti küsib ja küsibki natukene siukseid krutskiga küsimusi ja kuidas ma nüüd ja mis minust siis, ja siis ma pean olema kaitses äkki ja ma hakkan kuidagi. See oleks siis, kui ma ei ole iseendaga paigas, on ju. Et leida kõigepealt see iseendas, saada, ei ole teist teed. Ei ole võimalik, et sa saad olla teiste jaoks enne olemas, kui sa ei ole iseenda jaoks olemas. No ei ole võimalik. Ei ole võimalik, et sa oled oma laste jaoks parim võimalik ema, oma mehe jaoks parim võimalik naine, kui sina ei ole enne paigas. Nii et kui sa küsid, kas on enesekesksus, ei ole. Ma arvan, et äärmine egoism ja enesekesksus on see, kui sa iseendaga ei tegele. Ma päriselt arvan nii. Et siis kõik teised peavad tegelema sinu nende jamade ja traumadega ja sinu solvumiste, sinu reaktsioonidega, sest et sina ei ole sellega tegelenud. See ei ole, et vastupidi ma ütleks, et egoism on see, kui sa arvad, et sa saad läbi elu minna niimoodi, et sa üldse ei tegele iseendaga. Aga see tuleb teatud vanuses alles, kahjuks. Jah, aga kui ta tuleb ükskõik mis vanuses, tulgu ta millalgi. Sellepärast, ja kui ei tule ka, siis ka on hästi. See inimene on ka siis sa tuled uuesti, et õpid edasi, et ei ole midagi. Ma tuled uuesti, appi, ma võtan kohe sabast kinni. et selles mõttes jah, et meil on see võimalus ja ütlevad, tore on see, ajuteadlased ütlevad ka, et teadus on selle taga, ütlevad, me oleme arenemisvõimelised elu lõpuni. Ei ole nii, et tuleb sein ette, nüüd enam ei arene. Vot näed, Anul tuli sein ette, tema nüüd siin maal, kus on, enam ei arene. Ei ole nii. Mitte ükski teaduslik asi, mitte ükski ei kinnita seda. Ja spirituaalne maailma ammugi mitte on ju, et meil on mis iganes hetkel ja see tuleb sulle õigel hetkel. Sest me ei saa teha ka mingeid samme, mis mulle tundub liiga varavat, vahel me tahaksime kohe. Las ma olen kohe valgustunud, las ma olen kohe, ma ei tea, seal nirvaanas, anna mulle kohe see. Ei saa, miks? Sest meie närvikava ei peaks vastu, me läheks hulluks. Päriselt ma arvan, et see on nii. Et see tuleb meile siis, kui me oleme valmis. Selles mõttes ise valmis. Et ei saa tulla mingisugused taipamised, mingisugused asjad siis, kui, ma ei tea, kui sa alles õpid A-d ja B-d. Noh, see ei jõua sulle kohale. Seal samas kiriku pastoraadis üks naine ütles, meie kohtumise lõpus ütles, et annaks Jumal siis neid märke ja taipamisi või kuidagi niimoodi sõnastas. Nad on kiriku inimene, seal on ja kenasti sõnastas ja ma ütlesin, et aga ta ju annab ju kogu aeg. Aga me ei märka sellepärast, et no ma ei oska teistmoodi paremini, me oleme ise endale ees. Ja tegelikult need märgid on igal pool, aga me ei märka, sest me tegeleme 1000 muu asjaga, me mõtleme siin üle, me tegeleme igapäevaselt juba, ei tea millega, mitte sellega, mis on siin praegu silmaga kohe meie ees. Ja me oleme liiga pragmaatilised, vaatame ainult, oleks tool pehme ja tassis oleks kohv ja et mul oleks ilusad riided seljas, et ma näeksin hea välja, suurepärane ja lihtsad inimlikud asjad. Et see meie edu definitsioon, mida ma ei tea, kas on kuskil nagu ka välja kirjutatud, aga see, et sul oleks, ma ei tea, mis see nooled tahavad, et sa oleksid kuulus, et sul oleks palju raha on ju ja võimu või. Need 3 asja, siis need on, defineeriks nagu selle edu, et siis sa oled edukas. Jah, et kas see on, et äkki me oleme kuidagi natukene valesti liikunud või valesti aru saanud, et mis see elu või mis see mõte on siin olemas olla.
et ma arvan, et sina ka oled näinud neid inimesed, kellel võib olla see kõik. Võib olla see raha, võib olla see tuntus, võib kõik see olla. Ja just täna tuli jutuks, lihtsalt tuli ja ma nimest ei nimeta ja siis me näeme, kuidas selle ühe hetkega võib ta kõik selle kaotada. Jah, et kas ta, kus tema see telg on ja siis sa näed, et kas ta on paigas või kus ta siis on. Ja siis ta võib sealt rapsida ja tahta tagasi. Andke mulle tagasi see tuntus, andke see tähelepanu, andke see raha, andke kõik, ei saa nii. Et need asjad ikka äkki, no ei saa, kõige lühem tee eduni on siit. Ei ole teist teed. Kuule, kas vigade, kui sa seda mainisid praegu, kas vigade parandust on ka elus võimalik teha? Sellepärast ma mõtlen, et kui sa oled tohutusse auku kukkunud omadega ja siis järsku tuleb see mõistmine, millest sa kõigest ilma oled jäänud. No, ma ei ütle, et kõige olulisem on nüüd see rikkus, kuulsus ja see võim, aga lihtsalt sa oled mingitest asjadest ilma jäänud. Sa võib-olla isegi sõpruskond võib olla ju ka ülioluline asi su elus. Ja siis sa oma ülbusele, isekusele, sellisele arrogantsile oled selle kogemata maha mänginud. Ma ütlen kogemata. Ma arvan, me räägime siin ühest ja samast inimesest. Et see ei ole ju nagu teadlik valik, et ma ei taha ju sellist otsust teha. Aga see kogemata juhtub, sest et sa ei märka enam märke ja piire. Kas mul on võimalik tulla, oletame, ma olen psühholoogi vastu võtnud, ma olen omadega siin, ei tea kus on ju tooli jala all, ja ma sain aru oma veast, kas mul on, kuidas mul on võimalik nagu tulla või mis ma pean tegema? Mina olen optimist, et selles mõttes, et areng ongi võimalik, aga ainult siit, mitte sealt poolt, et palun ole nüüd ja tehke teie, mitte sealt poolt ei saa. Ainult siit, et ma saaksin nagu siin aru, et mis siin sees juhtus. Et ma saaksin aru, et mis minuga toimub ja kas mul on hästi ja millal ja kuidas mul on hästi, et ma saaksin uuesti iseendaga kontakti. Et siis saab ja muidugi saab, aga see hirmus koht on see, ja see on hirmus koht peeglis otsa vaadata, sest ma ei taha teha ja öelda, et viga on siin pool, et ma olen ise teinud mingeid valesid samme või ja seda on nii raske tunnistada ja see on nii valus. Miks me ei taha seda tunnistada ja miks meie meel ei lase ka seda tihtilugu teha on see, et seal on nii tugevad emotsioonid seal taga ja me kukume kokku hetkeks. Ja seda ei julge, see on hirm on seal taga. Et see võimalus on, aga see tähendaks seda, et mingi vana asi peaks nii-öelda täiesti koost lagunema, täiesti algosadeks ja siis hakkab ta uuesti, nii-öelda see inimene saab seda uuesti üles ehitada, aga seal on selline valu ja selline see on nii hirmus koht, et ma arvan, et nii kaua kui võimalik inimene sinna ei vaata. Aga elu toredal kombel tihtilugu teeb meile nii, et paneb meid lõpuks, kui me ei õpi ja isegi kui me rapsime ja meil on nii palju energiat ja jõudu, et me võitleme vastu, ei, see peab minema nii, nagu mina ütlen, siis nii ulgusega ei ole, elu teeb ühel hetkel mingisuguse, lihtsalt siukse litaka, et sul ei ole teist võimalust. Et sul tuleb alla anda ja hakata õppima. Või kui sa siis ei õpi, siis ma ei ole näinud, et see oleks teistmoodi, lihtsalt elu siis jäädki sinna auku püherdama või? Ei, ma arvan, et kui on palju jõudu, siis mõni jaksab lihtsalt kauem sipelda. Lihtsalt nii on. Aga ma küll usun, eriti kui me oleme veel, kui veel mõistus töötab, kui me oleme veel kui me ei ole veel liiga vanad. Et ütlevad küll ajuteadlased, et vaata, et nagu selles mõttes elu lõpuni, aga et on selgelt näha, et mingisugusest vanusest on need muudatused järjest raskemad tulema. Et kui sa oled juba seal vanade kodus, ütleme, või hooldekodus, et selle sinnamaani jätta nüüd oma areng ise endaga ei tasu, sest et lihtsalt inimene ei jaksa enam. Ja tulevad hästi tugevalt siis esile kõik need hirmud, kõik need traumad, mis meil on olnud lapsepõlves või meie elus üldse. Kui me oleme näinud kui me oleme näinud, siis ütleme, kui teil on keegi olnud hooldekodus, vanadekodus, kui lapseks tagasi, vaata, nad kardavad üksi jääda või nad kardavad mingid hirmud tulevad. Ja need on kõik need lahendamata asjad, nii et kui miski muu ei võiks nagu motiveerida, siis see võiks motiveerida, et kui sa muidu oled nii tugev, et sa näitad, see ei puuduta mind, ma saan hakkama, ma olen nii tugev, siis need saavad meid kätte. Jeesus Maarja.
no sul on kõik hästi. Tahtsin su nõia intuitsioonidest ka natuke rääkida. Need on sul täiesti olemas minu meelest. Sinus on mingi selline, no ma ütlen hästi lihtsustatult on ju, mõni ütleb esoteerika, mõni ütleb nõidus, mõni ütleb mõistmine, tunnetus. Sul mingi asi on, aga kas on sul kogu aeg olnud mingi selline, noh, ma ei tea, mingi selgelt nägemise vaibi ma näen sus. Sa nagu näed läbi, et on see sul olnud või kus see on sul tulnud või kas see on sul mingi, või tuli see niimoodi, et ärkasin üles ja plaks avastasin, ma näen, ma tean, ma saan aru. See süveneb ajas. No, keeruline sulle vastata. Ma arvan, et see on meie kõigi sees olemas. Ma päriselt arvan. Nüüd on küsimus, et mis pagasid need meil on ja mis asju, või kas me oleme valmis ise endaga tegelema. Kus ma ütlen, samamoodi neid kihte endalt ära nagu koorima, et jõuda sinna päris selleni, kes ma päriselt olen. Ma näen teiste inimeste puhul samamoodi, et elu annab märke, aga kui ta ei märka, kui ta siis ta ütleb, et polegi midagi, pole mitte midagi ei ole. Või ma ei taju midagi või et ei olegi muud, on ainult see laud. Kõige hirmsam on minu jaoks see hetk ja neid tuleb elus vahel. Eks meie kõigiga juhtuvad mingid asjad, milleks ei ole valmis. Mingid rasked hetked, päriselt rasked hetked. See, kus sa lähedki, emotsioon tuleb üles ja sa nutad ja sa oled täiesti nagu, et appi, mis toimub, on ju. Sellel hetkel sa oled siis nii selles emotsioonid ja kehakeemia läheb nii paigast ära. Ja minu jaoks on, et miks nad on hirmsad hetked, on see, et mu tajud kaovad ära. Ja siis keegi ütles mulle hiljuti, et Inga, kas sa saad aru, et enamik inimestel kogu aeg on nii, et neil ei ole, nagu nad ei taju. Ja see tundub mulle päris, ma ei ütle põrgu, oleks palju öeldud, aga see nii on väga hirmus elada. Kui sa küsid, et kas see on käinud minuga kogu aeg kaasas, siis jaa. Kas sa praegu puudutad teemad, millest ma ei tahaks rääkida? Jaa, ma praegu tegelen oma hirmuga, et sulle vastata. Sest kui mu ümber on sõbrad ja tuttavad, kes kuulutavad hea meelega, et nemad on see või teine või kolmas, nõid, selgeltnägija, taju ja meedium ja nii edasi. Siis, ja see on asi, millega ma olen tegelenud, ütleme, viimased aastad, sest ma tean, et mul on hirm selle taga, hästi suur hirm. Ja see kõlab maksimaalselt veidralt ja ma juba näen neid pealkirju. Ja ma tegelen praegu oma hirmuga, et nüüd ma kogun ennast. Et mulle ei tohi öelda neid. Ma kardan seda sildistamist. Ja ma saan väga hästi aru, et see ei tule sellest elust ainult. Ja ma arvan, et väga paljudel võib olla see nii-öelda nõiahaav või me teame, kas või see pea olema, me ei pea rääkima eelmistest eludest, aga me teame niigi, mida on tehtud nende inimestega, kes on teistsugused. Et see hirm on nagu nii tohutult suur. Aga et nüüd, kui sa küsid, et kas ma olen teistsugune, siis ma arvan, et ei, vaata. Ma arvan, et see on normaalne. Päriselt. Ma arvan, et ebanormaalne ja katkine on see, kui me ei taju, ei tunne ja ei näe suurt pilti. Mul on tunne, et me oleme normaalseks nagu võtnud selle, nagu oleks inimesed, kes on pimedad ja nad ütlevad, et ei ole võimalik näha neid asju, neid saiu siin. Ja nüüd need, kellel on silmad lahti, ütlevad, et ei julge öelda. Tegelikult siin on see tass. Ja tegelikult siin on need saiaks ja kuidas ma siis ütlen, et siin need tegelikult on. Aga et kuna enamik nüüd kannavad seda ja see on justkui kuningas on alasti teema, minu meelest on. Sest et väga paljud, kui sa hakkad rääkima, siis
jaa, aga ma tundsin seda või et ma olen seda tundnud oma elus või mul on see kogemus. Et inimestel on need kogemused, nad ei julge rääkida, sest et äkki sa oled siis imelik. Et meil on nagu hirm selle koha pealt, kuigi minu meelest see ongi normaalne ja mul on hästi hea meel, et mu ümber on neid normaalseid, kellega me saame rääkida nendel teemadel ja minu meelest seal ei ole, ja see ei ole usu küsimus. See ei ole mitte see usu küsimus, et kas ma usun, et on elu pärast surma või et kas hing läheb või noh, et kas ma usun, see ei ole usu küsimus. Need asjad on nii, see ei ole usu küsimus minu jaoks, et see kuidagi, kirikus on palju, et vaat usu nüüd seda teda, aga kui ma tean või kui ma kuulen või et on inimesed ju, kes ei tunne lõhna, aga kui sa tunned seda lõhna, kui need on need asjad. Ja et meil on nad, kuna me nendest asjadest väga palju ei räägi, et on just kui siuke niši toode on ju, et need on niisugused imelikud on ju kusagil seal. Et siis meid ei õpetada neid asju nagu arendama iseendas või täpsustama. Inimesed ei satu enesearengu teele, kusjuures mida rohkem sa iseendaga tegeled, seda täpsemalt su tajud lähevad. Seda vähem on sul neid hirmusid siin ees ja neid traumakohti iseenda sees ja sul jääb energiat üle, et ma ei tea, märgata seda kõike järsku. Wow. Nii et ma arvan, et see on normaalne ja ei ole nii, et ma olen valmis. Minu üllatuseks on see, et see on ka veel võimalik. See on ka veel võimalik. Ja mulle hästi meeldib, et see on tulnud läbi inimeste jaoks siis või nagu kõigi jaoks normaalse elu. See on üks asi, mis ma Kuklas olen teadnud, et ma olen tahtnud elada ja olengi elanud tavalist elu. Niimoodi, et mul on mees, mul on lapsed, mul on koer, mul on kass. Seda on sükest nagu päris inimese elu. Nii. Ja? Aga ikkagi jõuda siis selgema tajuni ja kuidagi selgema olemiseni. Hästi lihtne. Mulle tundub see lihtne. Ja ma arvan, et igale naisele tundub see ka lihtne, kes on ema. Mitte mees, aga just ema, et sa oled. Kui lihtne on rääkida kurul, kes on kusagil üksinda puu all, kes on nii, et talle tuuakse süüa. Ta ei saa ise, ta ei tohi raha puutuda. Me oleksime kõik naised, me oleksime väga tasakaalus, väga valgustunud. Kui sul ei ole lapsi, mees, tervet seda segapudru, kuskil oled erakuna ja siis sa jõuad nagu väga palju kiiremini, aga kas mind on huvitanud see, et kas on võimalik jõuda nende samade punktideni nii, et sa elad kõike seda, sest et kuulge, me tulime siia elama, mitte sinna koopasse istuma on ju, või et olengi terve elu nüüd kuskil seal kloostri seinte vahel kinni on ju ja jah, sa jõuad kuhugi, aga kas on selle mõte? Et tegelikult siin on ju nii palju võimalusi, vaata, me saame süüa toredaid asju juua, me saada inimestega kokku, me saame tülli minna, ära leppida, me saame motikaga sõita, kala püüda. Mootorratta hiir tuli mul meelde. Me saame ägedaid asju teha, et miks me ei tee neid, et miks sa siis, et see on minu jaoks nagu äge. Tead sa, mis tunne mul Inga on? Sul on uus elu alanud. See on nagu uuesti sünd on toimunud ja midagi totaalselt teistsugust on alanud. Sa oled ühe etapi selja taha jätnud ja nüüd täiesti puhtalt lehelt. Ma ei tea, kuhu sa põrutad. No. Ma ka ei tea. Oma motikaga või millega iganes reaktiivlennukiga. Aga ja ma ei kiirusta kuhugi. Et ma vaatan, kuhu see ja ma usaldan. Et ma ja võib-olla see kõik käib ainult minu enda sees, siis on ka see tore. Kui sellest on teistele ka kasu. Ma juba kuulsin sealt kaamera tagant häält, et Inga on täiesti lolliks läinud. Ja ma näen neid pealkirju ka, ma saan aru. Ja Aru saab siit oma klikimagnetit ka kätte, nii et kõigile on win-win, sai meest lahti, lapsed on suured, nüüd hakkas teine elu. Ei ole veel nii suured ja ei ole nagu selles mõttes, ei ole, mis mõttes nagu lahti, et ma... Tähendab öelda, et sina oled lahti läinud. Ma väga hoian Toomast ja ma arvan, et see on vastastikune. Aga te ei saa üksteise külge rippuma jääda. Aga
jah, et seal on aga, et ma hoian teda ka siis, kui me ei ole abielus. Ja ma saan väga täpselt aru, et mis oleks talle hea ja mis oleks mulle hea. Ja see ei olnud minu arvates see, et hoiame 10 küünega sellest kinni ja kahjustame teineteist. Aga kas sa ei saa sellest aru, issand, ma hakkan psühholoogiks, kas sa ei saa aru, et sa purustasid tema maailma? Ma arvan, et see oli väga hea. Et vahel peavad mingid asjad juhtuma, et me saaksime, areng ei tule läbi mugavuse kahjuks, mis on minu jaoks hästi oluline olnud, et kui sa ikkagi selle teema praegu võtad, mis on minu jaoks hästi oluline olnud, on see, et kui me proovime nagu eralduda, et siis teha seda teineteist kahjustamata. Üks saab alati haiget. Absoluutselt, mitte üks, vaid mõlemad. See millised emotsioonid tulevad endast, kuidas, et see ei ole mitte see, et ma nüüd, et see või ühesõnaga ma ju näen ka, et milliseid pealkirju pannakse ja mis on, et need asjad ei käi nii lihtsalt ja mis on oluline minu jaoks on see ka, et see ei ole olnud mingi läbikukkunud abielu. Vastupidi, see on olnud üks ääretult hea, tugev abielu, väga palju head ja ilusat on sellest sündinud loomingulises mõttes. Meil on laps, meil on perekond, mida me hoiame. Et seal, et ma arvan, et inimesed ka, et mitte keskenduda sellega, et näed, et kõik oli nii halvasti, ma tegin valet valikut, ei teinud. Et ma olen teinud väga õiged valikud ja mul on olnud väga hea mees, kellega ma olen koos saanud areneda just siia, kus ma olen ja õppida just neid asju, mis on päriselt olulised. Tead, mis ma veel näen siin, nagu praegu täitsa tuli niimoodi plaks, meil on ammu saade läbi muidugi, et sorry, operaatorid seal taga, et ma näen seda ka, et näed, vanusevahe, mis me ütlesime, vanusevahe oli nii suur, mees läks eest ära, jäi nii vanaks, on ju, ja sul pole teda enam vaja. Ma iseendast räägin ka siin samale. Et sul on elu ees, tal on elu taga. Ütle talle, et alusta nagu saa nüüd. Jaa, aga see ei pruugi olla kellelgi 44-aastaselt uut algust, ei pruugi ka nii olla. Et aga ma arvan, et ma ei näegi nagu seda, tegelikult mina ei näe nagu seda varianti, see ei ole mitte see, et uks kinni ja me enam ei suhtle ja ütleme teineteisele inetusi, meil ei ole see koht ja see on minu jaoks oluline, et ma ise ja et me nagu koos oskaks seda niimoodi vedada, et me oleme, midagi ei ole teha, me oleme seotud elu lõpuni ja meil on laps ja teineteisel ka, aga nüüd teises vormis, teistmoodi, et see on teistmoodi, et see on mulle endiselt väga-väga oluline, et tal läheks hästi ja kui sa küsid ja ma saan aru, et meil on väga inimeseti nagu väga erinev arusaamine nendest suurtest sõnadest, armastus näiteks, et ma väga armastan teda ja ma armastan teda ja ma armastan iseennast ka ja ma armastan meid mõlemaid nii palju, et saada aru, et see oli õige valik. Mis sa tahaksid? Ma mõtlen esimest korda, ma küsin intervjueeritavalt sellise küsimuse. Ajakirjanikud panevad ise lugudele pealkirju, siis vahel sa ei saa isegi panna, toimetaja paneb selle pealkirja, siis võib-olla mõne suurem boss avastab selle, et oi, et see lugu ei müü muidu, kui me ei pane ikkagi, ei koogi sealt just seda verd välja. Mis sa ise tahaksid, et selle loo pealkirjaks tuleks? Ma võin sulle ka mõtlemise aega anda, et sa seedid selle läbi ja ütled selle hiljem, aga üldiselt. Ja, ma korra ütlen siia vahele, et mis oli minu jaoks, ma mõtlesin, oli see Papside podcast, mis me tegime poistega, mille me tegime septembri alguses. Nii et neil oli kogu info, mida ma rääkisin, kuna see jutt läks ja mul ei olnud mitte kuhugi, ma olin nagu mingil hetkel, mitte et nad oleks mind nurka ajanud, vaid ma ise sain aru, et mul ei ole võimalik mitte vastata küsimusele, millele tuleb vastata. Ja ma võtsin hästi pikka pausi seal, et see paus on isegi podcastis lühemaks lõigatud. Ja neil oli kogu see info. Ja nad ei teinud sellega mitte midagi. Ja see oli minu jaoks... Nad ei pannudki seda pealkirja. Ja see oli vau,
ja nad ei võtnud mitte ühtegi lõiku sellest, nad ei teinud sellest promo, mitte ühtegi. Ja podcast oli väljas olnud äkki nädal aega, kui keegi, kes oli kuulanud ilmselt podcast, oli lõpuks siis äkki Kroonikale või kellelegi, seal ütelnud, kuulge, see nad on lahus. Aga me oleme juba sellest kõigest on juba aega. Et kui mul oli kuidagi selline tõesti nagu ootamatu tunne või et ma mõtlesin, vau, sest et ma ütlesin poistele, et see on teie käes, et ma ei solvu, et ükskõik, et ma ju vastutan oma sõnade eest, et ükskõik, mis te teete, on õige. Ja nad ei teinud mitte midagi, et ma tõesti minu tohutu nagu respekt ja ootamatu ületus oli see. Pealkirju panna on keeruline, ma arvan, et võib-olla kui sa seda materjali läbi vaatad, mida sa kindlasti teed, võib-olla enne, kui see üles läheb, tuleb see sulle kuidagi selgemini kätte. Mida sa kindlasti ei tahaks? Ei ole nii. Tead sa, ma olen harjunud ja kõik teevad oma tööd ja ma tegelikult ma ei saa midagi teha, ma ei saa muuta teisi. Inga Lunge ei visanud oma meest üle parda. Ma armastan teda siiani. Ma ei saa midagi teha, kui et see on selle inimese vastutus. Mina ei saa teha midagi. Ja sellepärast ma viskasin palli sulle. Aga mis ma paneks? Ma ütleks lihtsalt, et mulle meeldib see lause, mida ükskord üks energiatega töötav naine siis selline ütles mulle, et Inga, lase elul endas elada. Ja kuidagi see lihtne lause, ma olen selle visanud mõndades kohtades endale niimoodi nagu lausena sotsmeedias ka, et oleks mul silme ees. Ja see on kuidagi nii lihtne. Samas see on lühike, natuke pikemat. Sest et me tahaksime õudselt roolida. Me tahaks roolida mingis suunas. See on see koht mulle endale ka praegu, et kus ma õpin seda kontrolli natukene. Et ei pea kogu aeg roolima. Lase elul endas elada, et me õpiksime kuulama ise ennast paremini ja me õpiksime, ongi seda ise endaga tegelema. See on tähtis. Panen kirja, kuigi ma kuulan selle üle. Just. Anu paneb ikka selle, mis ta tahab. Jah. Nii et pealkirjaks tuleb see, et Inga tahtis Ingal ja sul on salasuhe. Sellest teeme eraldi nupu. Vaadake meie esimest videot, seal me rääkisime sellest ju, issand jumal. Isegi su vanemad on su peale sellepärast pahased, et miks sa varjad seda Inga? Me kõik teame tegelikult seda. Aga natukene huumorit teeb ainult kasu ja ma arvan, et see on tore, kui meil elus on ägedaid, toredaid sõpru, kellega saab nalja teha ja rääkida ka vajadusel tõsistest asjadest, aga ärge võtke elu liiga tõsiselt. See kõik pole lõppkokkuvõttes üldse nii tõsine. Me korraks tuleme siia, mängime seda mängu ja päris asi on seal teisel pool. Imeline. Aitäh sulle. Aitäh teile ka. Aitäh.